koos San Francisco maavärinaga toimunud ka rünnak Pearl Harborile. President George Bush on oma elu ja karjääri raskeimatel tundidel käitunud tõelise riigimehena. Ta on säilitanud kaine analüüsivõime ning oma tagasihoitud esinemislaadiga suutnud kohutava tragöödia üle elanud rahvale ja leinavale maailmale anda kindlustunnet ja veendumust selles, et Ameerika Ühendriike ei väära miski ega keegi olemas demokraatia maa ning vabaduse kaitsmise kants. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. President ja ta välisminister Colin Powell rõhutavad, et terrorirünnakud olid sõjalised aktsioonid ja USA vastab neile, nagu oleks see sõda. Bush lubab süüdlased üles leida ning neid karmilt karistada, kusjuures ei tehta vahet terroristide ja neid abistanud isikute vahel. Bush ei maininud Osama bin Ladeni nime, kuid üha rohkem kalduvad USA ametnikud arvamusele, et USA strateegiliste tippobjektide ründajad olid seotud end Afganistanis varjava Saudi miljonärist terroristi Osama bin Ladeniga ning tema organisatsiooniga. Päeva jooksul on peaaegu, et samale arvamusele jõudnud ka Saksa, Prantsuse, Briti ja Iisraeli juhtivad luureagentuurid. Esimestel andmetel olevat kurikuulus tagaotsitav ühe Pakistani kõmulehe teatel eitanud vastutust eile toime pandud rünnakute eest. Bin Laden öelnud, et tegu oli ilmselt mõne Ameerika rühmitusega. Päeva jooksul on meieni jõudnud ka Bin Ladeni väidetav reageering sündmustele New Yorgis ja Washingtonis. Ennast vagaks usumeheks nimetav Bin Laden kiitnud taevani kõikväelist Allahit ja kummardas taevase käskija ees, kes esiterroristi väitel karistas oma vägevas vihas ameeriklasi, kes püüavad kogu maailma jõuga oma kontrolli all hoida. Selle võimaliku süüdlase puhul on kõige kurbloolisem fakt, et aastate eest omandas Bin Laden sissivõitluse kogemusi USA luure keskagentuuri rahade ja toetuse turvil, kes tollal võitles koos Afganistani sissidega Nõukogude okupatsiooni vastu. Bin Ladeni tänagi oma külaliseks ja islami kangelaseks kiitva Afganistani valitseva islamiliikumise Taliban esindaja teatas, et Bin Ladeni väljaandmist võidakse kaaluda üksnes siis, kui nende meelest dissidendi vastu esitatakse veenvaid tõendeid. Kuritöö tegijateks on ennast väitnud Pakistanis tegutsev islamistlik sissirühmitus Lashkar-e-Taiba, mis aastaid võitleb Kashmiris India võimu vastu. Terroristide pressiesindaja teatel korraldas surmarünnakud New Yorgis ja Washingtonis nende suitsiidirühm kellegi Abu Samama juhtimisel. Toimunut ei pea sissirühmitus terroriaktiks, vaid islami kohustuseks. Selles avalduses kahtlejad ei näe seni pelgalt India vastu võidelnud terroriorganisatsiooni võimalikku motiivi USA'd rünnata. Araabia liiga kõrge ametnik protesteerib katsete vastu seostada terrorirünnakuid tsivilisatsioonide sõjaga islami ja kristliku maailma vahel. Lausungis on öeldud, et USA tragöödiat ei saa võrrelda sellega, mis aastaid toimub Palestiina aladel. Massachusettsi võimud suutsid tuvastada 5 araabia meest, keda kahtlustatakse New Yorgi terrorirünnakutes. Neilt konfiskeeriti rendiauto, millest leiti araabiakeelseid lennuki juhtimise käsiraamatuid. Üks meestest olnud väljaõppinud piloot. Bostoni uurijad leidsid kohvrid, mille sees oli Koraan, video reisilennuki juhtimisõpetusega ja kütusekulu kalkulaator. Kohvrid pidanuks olema eile Maailma Kaubanduskeskust ramminud lennuki pardal. Samas aga tekib küsimus ja kahtlus, miks neid seal siis polnud, mis võib viidata provokatsioonile. Keegi ei suuda praegu ega tõenäoliselt kunagi täpselt öelda terrorirünnakutes hukkunute täpset arvu. Täpselt on seni teada, et 4 kaaperdatud lennuki allakukkumisel sai surma 266 inimest. Pentagoni tabanud lennuk võis põhjustada kuni 800 inimese surma. New Yorgi linnapea on seni kindlalt teatanud vaid 41 inimese hukkumisest. New Yorgi linnavalitsus on teatanud vähemalt 260 tuletõrjuja kadumisest, kes tegelesid kaubanduskeskuses inimeste evakueerimisega just sel hetkel, mil esimene hoonete torn kokku kukkus. Nii New Yorgis kui Washingtonis jätkub välja kuulutatud erakorraline olukord. Kõik haiglad on viidud maksimaalsesse häireseisundisse. Tänase päeva tähtsaim hea uudis on see, et Maailma Kaubanduskeskuse rusudest on leitud 9 ellu jäänut. Neist enamus tuletõrjujad. Kuigi üks osa maailma suurimast kontorihoonest, Pentagonist, alles põleb, on Kaitseministeeriumi 20 000 ametnikku alustanud tööd ning ajakirjanikele antud ka esimene briefing. Selle sõnum oli lakooniline.
Mingitest võimalikest sõjalistest ega luureoperatsioonidest ei anta lähitulevikus vähimatki teavet ning see on ka mõistetav. Tööd jätkasid ka USA seaduste loojad, kongressi liikmed, kelle päev algas Jumala sõnaga. Tavaliselt pisiasjadeski eri meelt olevad eri erakondade esindajad tõotasid pühalikult töötada täielikus üksmeeles oma rahva hüvanguks, tõestades maailmale, milleks see suur ja võimas maa on võimeline. USA armee on kõrgendatud valmisolekus. Sõjalennukid patrullivad kogu riigi territooriumi. USA tabanud tragöödia tõttu oli Iisraelis täna leinapäev. Homse on leinapäevaks kuulutanud Läti. Eestis lehvivad homme leinalipud ja Venemaal mälestatakse keskpäeval terroriohvreid üleriigilise minutilise leinaseisakuga. Euroopa Liidu välisministrite otsusel mälestatakse reede keskpäeval kõigis liikmesriikides USA's toimunud veretöödes hukkunuid. Tsiviilelanikkonna vastu. Rünnakutest kui 3. maailmasõja ajenditest kummutas välisminister väitega, et rünnaku taga ei olnud terve riik, vaid kõigest terroristide grupp, kes lisaks tegutses argpükslikult. Ameerika sõjaline võimsus ei ole terrorirünnaku tagajärjel aga kuhugi kadunud. Rünnaku võimaliku mõju Eesti Ühendriikidesse pääsevad. Lennukeeld USA territooriumi kohal kehtis ja reisifirmad olid hädas lennata soovinute ümberbroneerimisega. Nädalavahetuseks polnud suurel osal Skandinaaviast lähtuvatest lendudest enam ühtegi vaba kohta. Maailma kaubandusorganisatsiooni tornide rusude all võib olla sadu, kui mitte tuhandeid inimesi. Täna leitud 9 ellujäänut annavad lootust, et rusude alt õnnestub välja tuua veel hulgaliselt elus inimesi. Eestis rahvusvahelisel päästeõppusel osaleva ÜRO katastroofi-eksperdi Arjun Katotši hinnangul on ees veel mitu päeva, mil inimesi võib rusude alt elusana välja tuua. 8. päeva möödudes võib inimene rusude all elus püsida, kuid selliseid juhuseid on ikkagi üliharva. Katuts on küll ÜRO humanitaarabi koordinatsiooni osakonna üks juhte, kuid samas ka ekspert maavärinate alal ning nagu ta ise väidab, ei ole suurt vahet plahvatuse ja maavärina tagajärjel kokkuvarisenud hoonetel. Inimeste päästmisel ei tegeleta Arjun Katutsi sõnul vaid lihtsalt kaevamisega. Kaevatakse vaid elusa inimese pärast. Inimese leidmiseks kasutatakse aga akustilist aparatuuri, elektrilisi sensoreid, imeväikseid telekaameraid ning spetsiaalse treeningu saanud koeri. Ameerikast palutakse, sest neil on üks maailma parimaid päästeteenistusi. Ameerika terrorilainet sõjaliseks aktiks. President Bush kinnitas, et eilse kuriteo süüdlased saadakse kätte ükskõik kui kaua see ka aega ei võtaks. The deliberate and deadly attacks which were carried out yesterday against our country were more than acts of terror. They were acts of war. This battle will take time and resolve. But make no mistake about it, we will win. Täna alustasid tööd USA riigiasutused, nende hulgas ka Pentagon, ehkki selle purustatud tiib veel suitseb. Kaitseministeeriumis jäi kaduma kuni 800 inimest ning lootus, et keegi tulest pääses, on tuletõrjujate hinnangul üsna väike. Seni pole selge, kui palju inimesi hukkus New Yorgis kaubanduskeskuse kokkuvarisemisel. Päästetöötajatel kulub tõenäoliselt nädalaid, et uurida läbi 110 korruseliste pilvelõhkujate varemed. Paringute alt on seni välja toodud kõigest 9 ellujäänut. Uued pildid eilsest õnnetusest on saabunud terve tänase päeva ja siin on üks valik eilsetest hetkedest. Completely in one side and out the other. It just disappeared. It disappeared like a bad... Come on in! Come on in! Thank you. Injuries as well. Of those who died, we're told that their injuries...
USA strateegilise tähtsusega hooneid rünnanud lennukikaaperdajad kasutasid ära turvameetmete puudujäägid USA lennuväljadel. Samas on eksperdid tänaseks veendunud, et terroristid juhtisid ise lennukid Maailma Kaubanduskeskuse ja Pentagoni hoone pihta, olles lennukite meeskonnad kohe kaaperdamise alul kõrvaldanud. USA lennundus- ja julgeolekueksperdid on täna üksmeelel, et kohutav tragöödia oli võimalik vaid tänu kehvale turvakontrollile Ühendriikide siseliinidel. Tõenäoliselt olid terroristid relvastatud vaid nugade või muude külmrelvadega. USA föderaalseaduste järgi tohib siseliinidel reisija lennukisse endaga kaasa võtta kuni 10 sentimeetrise teraga noa. Samas võisid kurjategijad kasutada ka lihtsalt füüsilist jõudu, et kõrvaldada stjuardessid ja tungida lennuki kokpitti. Ekspertide sõnul on kokpiti uks küll lukus, kuid tegu ei ole terasuksega ja sellest võib lihtsalt inimjõuga jagu saada. Pole enam mingit kahtlust, et kogu operatsioon oli ülimalt hoolikalt ja pika aja jooksul ette valmistatud. Kaaperdajad valisid spetsiaalselt Boeing 757 ja 767 tüüpi lennukid, sest nende paakidesse mahub palju kütust. Pealegi olid mõlemad kaubanduskeskust rünnanud lennukid tangitud lendamiseks Ühendriikide läänerannikule. Eilne päev näitas, et kõik kui peaaegu kõik kurjategijate arvestused olid õiged. Lennudispetserite eksitamiseks lasti lennukitel lennata peaaegu kuni Chicagoni, siis kaaperdati lennukid, piloodid tõenäoliselt tapeti ja seejärel istus kokpiti juba terroristide jõugu üks liikmetest. Ühe lennukite turvalisusega tegeleva firma direktori Larry Johnsoni sõnul võis kurjategijaid ühes lennukis olla kuni 20, lennuki suunamiseks New Yorgi tornide pihta ei pea Johnsoni arvates olema mingi tipp-piloot. Siiani ei ole selge, kuidas kahe suure lennuki kursimuutust ei märgatud lennujuhtimise radaritel. Pealegi õnnestus mõnel reisijal lausa helistada ja teatada oma sugulastele, et lennuk on kaaperdatud. Afganistanis kasvab hirm USA vastulöögi ees riigile, mis varjab Osama bin Ladenit, Saudi dissidenti, keda peetakse eilsete terroritegude peasüüdlaseks. Ettevaatusabinõuna, et USA võimaliku vastulöögi tõttu võivad kohaliku kättemaksu ohvriks sattuda välismaised abitöötajad, evakueeris ÜRO täna Kabulist 80 humanitaarabitöötajat, kes toimetati ÜRO erilennukiga Pakistani. USA ei ole teatanud, kui kiiresti Ühendriigid terrorirünnakule vastavad, kuid USA lennukikandja peatati teel kodumaale India ookeanis ning ootab sõjaväeallikate sõnul korraldust suunduda Pärsia lahte, kus asub juba teine lennukikandja. Venemaa president. Ja tähendab, nagu siin eksperdid ütlesid, et ma oleks ka üsna suure tõenäosusega saanud sellest stuudio. Kõik kutsitasid mind ütlesid, et sa kuule, et sul on soodne võimalus, et sa kindlasti saad sellest stipendiumi. Ma ei tea, miks ma ei tahtnud. Ma lihtsalt ei tahtnud. Midagi rahvused, ma ei tea, jõuab küll aega. Ma ei tea, imelik. Meile olen muidugi siuke, et see on nii irreaalne. Aru sul silma all tähendab juhtub nihukene asi. Äkki täiesti füüsiliselt ja see nägi välja niivõrd perfektne, nagu esimene mõte oli mul, et mis kuradi pulli nad teevad, ja ta kokkus niimoodi kokku nagu aatompomm, aga mitte alt üles, vaid nagu läheks nagu ülevalt all. Ütlen, naaber nägi veel seda, mis liigla suur lennuk, seda reisist, mida pidi majja siis, et vaatad päris helbut kliini. Ütlen, sa tead, et seal on 10 000 inimesed praegu, nägin edasi niimoodi, et katuselt vaatasime, et järgmine torn kukkus kokku 40 minuti peale. Vaatad, kuidas need korrused järjest ülevalt alla tulevad, sa tead, et seal 10 000 inimesed on sees. Keegi ei tea, mis sellele järgneb, kas see on üldse millegi suurema jama algus. Kõikidel immigrantidel läheb asi raskemaks, on paratamatu ameeriklased peavad nagu väga karmi kontrolli kehtestama kõikide sisse-välja liikujate peale ja see lihtsalt raskendab meeletult. See puudutab igat ühte tegelikult. Raul, peame vastu ja aitäh sulle. Väga nukker on see. Jah, kuule, see tundub täpselt sama nukker siit ka, kuigi me oleme 1000 kilomeetrid eemal, aga mõtetes ma arvan, kogu läänemaailm ja Eesti kuulub ka sinna, oleme teiega. No üleüldiselt televiisorid on igal pool lahti ja terve päev tulevad uudised ja pilt Twinsist. Kas ise elate kaugel? Hinnad ehk need, mis toimunust kõige rohkem kannatavad. USA finantsturud on täna suletud, on avaldatud lootust, et kõik hakkab uuesti toimima homme.
Tänase päeva jooksul on Euroopa rahunema hakanud ning pidevalt rõhutatakse rahvusvahelises meedias analüütikute arvamust, et paanikaks tegelikult põhjust. Ei oleks osanud arvata, et siin selline asi juhtub. Tundub selline safe ja kõik siin on planeeritud ja mingeid selliseid viperusi nagu selliseid ei oleks osanud küll arvata, et siin ennem võib-olla kuskil Ida-Euroopas või kas või Eestis, aga mitte siin. Inimesed on lihtsalt väga hämmingus, ei tea, mis toimub, nendel pole kunagi midagi sellist olnud ja inimesed kardavad tegelikult. Kuidas see, milles see kartus väljendub, ega te ei oska öelda? Et inimestel üks variant oli see, et ühel vennal oli $760 ja tormas poodi ja ostis süüa endale meelest kokku. Eesti kroonides on see ikka päris ropp summa. See on siin praegu, inimesed on täitsa tegelikult kardavad. Aruvad sööke ja asju ja on paanikas ja kuhu põgeneda ja mida teha ja inimesed ei oska lastele kuidagi seletada seda, et mis toimub. Aga lastele on igal juhul trennid täna ära jäetud kõik ja lipud on väljas ja inimesed jätavad kõiki asju järjest ära siin. Kas Chicagos oli nagu lühem tööpäev, et inimesed päris tööpäeva lõpuni ei tööle olnud? Jaa, vist küll sellepärast, et kõik kardavad. Mina olen Eestist ja mina nagu võtan asja rahulikult, aga võib-olla ma lihtsalt ei tea, mis tegelikult toimub, aga samas ma olen ise tunni aja tee Chicagost ja ütleme niimoodi, et siin praegu minu perekond võtab nagu enam-vähem, et järsku siia kanti keegi ei tule, aga kardavad ikka Chicagost on järgmine aasta. Kas on mingid, kuidas nüüd öelda, spekulatsioone ka teemal, kes siis on toimepanijad? Ei tea. Ma küsisin seda ise ka, et järsku ma ei ole päris hästi aru saanud, mis on, aga nad ei tea veel midagi. Vastastes pereemad on õnnetud, kellel on mehed kuskil Californias ja ühel on mees Bostonis ja mehed ei saa koju selle pärast, et lennud kõik on. Kas võib öelda, et pärast teist maailmasõda see sõjaoht on nagu tunnetav esimest korda? Jaa, tegelikult. Väga kardavad tegelikult praegu. Televisioonist räägivad, et sõda, war, aga ma ei oska seda täpselt öelda. How does it feel? Suur segadus. Ma muretsesin oma ema pärast, sest ta pidi täna New Yorki tulema, aga ta jäi Pariisis kinni, lennukust lennanud välja. Ja nüüd ta õnneks on Helsingis tagasi, et ma olen ainult selle pärast muretsenud. Kas paljud lennud on vist suunatud Kanadasse, jah? Ma kuulsin seda, jah. See algusega Ameerikale. Aga ütlevad, et see on hullem kui Pearl Harbor. Inimkaastused vist kindlasti on see suurem tragöödia. Ja ega seda me vist ei saagi teada veel 2, 3, 4 päeva ja mis see tõuseb? Mingeid numbreid välja anda veel. Kõik lennujaamad on kõik kinni ja inimesed ei saagi lennata. Aga hotellid ei ole ometi inimestest tühjad? Ei ole. Nad saa ära minna nüüd. Nii, nad ei saa ära minna? Need, kes on jäänud siia, jäid siia, need, kes ei ole veel tulnud, ei saa tulla. Aha, aga kas hotellis on ka jäänud mingid üritused ära? Ei, siin ei ole mingid üritused. Aga kui kaugel Pearl Harbor on teie... Autoga juhtid on umbes 20 minutit. Just, jah. Kõik on suletud, turisti asjad on suletud täna. Kuidas kohalikud reageerivad? Meil on väga kiire praegu. Pekingi ajalehed on tänasel päeval täis ainult uudiseid Ameerikast ja telekanalid näitasid öösel ainult pilti Ameerikast otseülekannet. Hinnased elavad Ameerika sündmustele kaasa ilmselt samamoodi nagu ameeriklased ise või eurooplased. Aga kas on tunnete sellist kolmanda maailmasõja uutmoodi sõja ohtu ka inimestes? Hinnastel on
omamoodi suhtumine Ameerikasse. Neil on inglise keeli love-hate relationship. Ühte aeg, kui Ameerikat imetletakse ja kadestatakse, katsutakse järgi teha, samal ajal Ameerikat ka kardetakse tema imperialismipüüdluste tõttu maailmas. Aga kogu Lääne-Hiina tegelikult rohkem kui pool rahvastikust on moslemid. Hiinlastel on ka oma terrorismiprobleem täiesti olemas. Eelmisel aastal hukkus pommirünnakutes väidetavalt umbes 200 inimese ümber. Tuhanded moslemid on tõotanud püha sõda. Majandus hakkab hästi minema ja nüüd see vaevalt, et see tarbijate usk, et nüüd nii püha tagasi tuleb ning väga põnev on just jälgida, kõik praegu kardavad, et just mis mõju see maailma majandusele avaldab. Aga keskmiselt emotsionaalselt, kuidas on meeleolud? Keegi taha hästi uskuda, et selline asi on juhtunud. Lihtsalt inimesed tõesti algul arvasid, et kui esimesed uudised tulid, et tegemist, et keegi teeb niisama rumalat nälja. Et kuidas teil seal Iisraelis nüüd lood on pärast neid traagilisi sündmusi? Kuule lood. Järgne päev ja täna ollakse nagu šokist üle saadud. Eile oli olukord nii segane, kui see juhtus, inimesed ei suutnud uskuda. Täna on asi teadmiseks võetud. New Yorgi linnapea annab paar korda päevas pressikonverentse, teeb pöördumise rahva poole ja tema sõnum täna hommikul oli see, et nüüd tuleb keskenduda ühele asjale ja nimelt sellele, et üritatakse nii palju kui võimalik rusudest veel elusid päästa, sest on lootust, et inimesed on veel seal ja tõenäoliselt neid peab seal olema, sest isegi laipu on praeguseks tegelikult veel väga vähe, ainult 50 leitud. Ja linnas on üldiselt meeleolu väga rahulik. Transport linnasiseselt, tähendab õieti Manhattani poolsaare siseselt transport töötab, on ka ühendusi teiste linnaosadega, paljud firmad on suletud, koolid on suletud, Broadway teatrid on suletud. Enam-vähem iga firma puhul täna iga firma omanik võis ise otsustada, kas see avada või mitte. Kas abijõudusid nende terrorirünnakute kahjustuste likvideerimisel jagub, nagu on teada, on mitmed inimesedki avaldanud soovi minna vabatahtlikuna abitöödele? Siin on piisavalt tööjõudu, seda on kokku toodud üle Ameerika ja mida ei ole veel piisavalt, see on veredoonorid, verd andma kutsutakse üles pidevalt rahvast, sest sellest on väga suur puudus, kuid koristustöödel tundub olevat inimesi piisavalt. Need on nagu üks vaatlejatest ütles, et peaaegu juba liiga palju, sellepärast, et nad on erinevatest kohtadest tulnud ja need on nagu väga raske organiseerida ja kindlustada seda, et töö tõesti tõhusalt läheks. Kui terrorirünnaku kohta, kui mitte nii, et keegi oleks lihtsalt reetnud, eks ole, või keegi oleks olnud. Tegelikult teostajad olid, aga kuna nad asuvad erinevate riikide territooriumitel ja tuleb koostada niisugune konkreetne vastutegevuse plaan, mida on väga raske läbi viia, siis seda esialgu ka ei öelda välja. Nii et see on tõepoolest mitme erineva riigi ja mitme erineva siin proua Raidma kommentaari jätkata, siis ma juhiks tähelepanu ka sellele, et mida tegelikult ei võetud arves, on ju tegelikult ka see. Kuid New Yorgile ja Washingtonile sõjaks ning lubanud ka tasuda sõjaliste meetmetega. Puupiirituse surmalaine on jõudnud Pärnumaalt Läänemaale. Haiglatesse on viidud umbes 2000 inimest. Tehakse ka esialgseid arvutusi hukkunute arvu kohta. Rünnakutes kasutatud lennukite pardal oli 266 inimest. Esialgsetel hinnangutel hukkus Pentagonis ligi 800 inimest. Maailma kaubanduskeskuses hukkunute arv ulatub tuhandetesse. USA massimõrvaga. Samas on enamus luuretalitusi ühel meelel, et rünnaku taga oli tema juhitav terroriorganisatsioon. Ühelt kaaperdatud lennukilt võeti telefonikõne Afganistani. ÜRO andis oma 80 töötajale Afganistanis korralduse lahkuda riigist. Selleks saabus Kabuli erilennuk. Vaatlejate arvates võib USA korraldada juba lähiajal Afganistani sihtmärkide vastu rünnaku. Ulatuda kuni 15 miljardi dollarini. Maailma kaubanduskeskuse kaksiktorni ehitus läks 72. aastal maksma ligi 750 miljonit dollarit, aga ehituse väärtus tõusis hiljem tunduvalt. Katastroofist said tõsiselt kahjustada ka kaubanduskeskuse läheduses olnud hooned ja autod.
Terrorirünnakus hukkunud inimeste elukindlustussummadest puudub igasugune ülevaade, kuna ohvrite arv on seni teadmata. Tegutsevad Inglismaa pinnalt. Aga hirm, et äkki tuleb järgmine terrorirünnak Londonile, on olemas? On küll ja see on täiesti loogiline, et see isegi võib nii olla. Grupid tegutsevad Inglismaa pinnalt ja näiteks Bin Laden, temal on siin sugulased Londonis ja elavad põhimõtteliselt heaolu rahadest. Clintonile viimase visiidil Manilas. Ameeriklased peavad Bin Ladeni 98. aastal toimunud USA, Keenia ja Tansaania saatkondadele tehtud pommirünnakute autoriks. Kokku hukkus ligi 300 inimest. Vigastatuid oli üle 5000. Bin Ladeni nimest on saanud magnet, millega meelitatakse islamiusulisi pühasse sõtta. I will say about Osama bin Laden. He is a man, I think he has been made hero by the America. Absolutely, this is my reply to you. It is so like that one, whatever this... Külalise väljaannaks. Paljude spetside arvates karmid lääne sanktsioonid aga ainult suurendavad tavaliste afgaanide viletsust ja tugevdavad Bin Ladeni kangelase imidžit. Sellest hoolimata, et tema Talibani protežeerijad palusid tal madalat profiili hoida, peetakse Osama bin Ladeni viimaseks terroriaktiks enesetapjate pommirünnakut Ameerika ristlejale USS Cole möödunud aastal, kus hukkus 17 merejalaväelast löögi. Tänaseks on maksahaag maailma ainsale superriigile tema enda koduõuel teoks. Kuidas on meeleolud Jaapanis pärast eilseid sõnu? Eile Hongkongi ja tema oli just lennanud ka lennukiga flight number 11 Bostonist samal liinil Los Angelesest ja sealt edasi Hongkongi. Nii et kui ta nägi neid uudiseid, et järgmine päev see sama flight number 11 lendas ja lendas läbi selle maja saab World Trade Amerikas. Relvastatud politseinikud ja USA föderaalse juurdlusbüroo agendid piirasid paar tundi tagasi sisse hotelli Bostoni alllinnas. Uudistekanali CNN-i teatel vahistati isik, kes võib olla seotud eilsete terroriaktidega. Bostoni politsei pole vahistamist kinnitanud. Eile kaaberdati Bostoni lennuväljalt 2 lennukit, mis rammisid New Yorgis 2-tonnelist rahvusvahelist kaubanduskeskust. Ohvrite arv võib ulatuda mitme tuhandeni. Ametlikult on USA võimud kinnitanud, et on kindlaks teinud 5 araablasest meest, kes võisid olla enesetapjatest terroristid. Nimelt leiti Bostonist Logani rahvusvaheliselt lennuväljalt rendiauto, kuhu olid jäetud araabiakeelsed lennukijuhtimise käsiraamatud. Rendiautos teatas võimudele üks tsiviilisik, kes koos mitme araablasega lennukisse läks ja märkas, kuidas kahtlased mehed oma auto lennuväljal olid parkinud. 2 kahtlusalustena kindlaks tehtud olid vennad ja nende passid olid välja antud Araabia Ühendemiraatides. Uurijate väitel oli üks neist välja õppinud piloot ning vendade hingele on jäänud üks kaubanduskeskuse tornidest. 4. reisilennuk, mis eile Pittsburghi lähedal alla kukkus, oli tõenäoliselt plaanitud rammima USA presidendi suveresidentsi Camp Davidit. Asutused, nende hulgas ka Pentagon, ehkki selle purustatud tiib veel suitseb. Kaitseministeeriumis jäi kaduma kuni 800 inimest ning lootus, et keegi tulest pääses, on tuletõrjujate hinnangul üsna väike. Isegi haavatavad sellest, mis juhtus, sellepärast, et neid pole kunagi enne ju keegi rünnanud ja selline sõja koduõuele jõudmine vapustas neist tõesti hingepõhjani. Ja nagu eile näiteks ütles NATO endine ülemkomandör Wesley Clark, siis jah, Ameerika on haavatav ja nii kaua ta on haavatav, kuni pole täpselt teada, mis juhtus. Aga kui nüüd me räägime nendest ohvrite arvust, siis viimased andmed on, et linnapea Giuliani arvates ei ole need numbrid nüüd nii suured, kui eile kardeti, et võib-olla paar tuhat hukkunud tornide peale kokku, mis on muidugi ka tohutu arv iseenesest. Meelel, et kohutav tragöödia oli võimalik vaid tänu kehvale turvakontrollile Ühendriikide siseliinidel. Tõenäoliselt olid terroristid relvastatud vaid nugade või muude külmrelvadega. USA föderaalseaduste järgi tohib siseliinidel reisija lennukisse endaga kaasa võtta kuni 10 sentimeetrise teraga noa. Samas võisid kurjategijad kasutada ka lihtsalt füüsilist jõudu, et kõrvaldada stjuardessid ja tungida lennuki kokpitti. Ekspertide sõnul on kokpiti uks küll lukus, kuid tegu ei ole terasuksega ja sellest Larry Johnsoni sõnul võis kurjategijaid ühes lennukis olla kuni 20. Lennuki suunamiseks New Yorgi tornide pihta ei pea Johnsoni arvates olema mingi tipppiloot. Siiani ei ole selge, kuidas 2 suure lennuki kursi muutust ei märgatud lennujuhtimise radaritel. Pealegi õnnestus mõnel reisijal lausa helistada ja teatada oma sugulastele, et lennuk on kaaperdatud.
suhtes ei panda kunagi toime niivõrd mastaapseid terroriakte, ei saa keegi väita, et terroristide rünnakud või lennukikaaperdused oleks 100% välistatud. Võetakse проверка на всех постах милиции, ГАИ, в аэропортах, на вокзалах. Проверяются рынки, проводятся обыски у всех лиц, ранее замеченных в торговле оружием. Но только в июне уже следующего 1994 года во время очередного рейда на одном из московских рынков был задержан человек с 3 приготовленными для продажи пистолетами из Иркутска. Он сообщил, что оружие нужен целый арсенал оружия, в том числе и несколько пистолетов, похищенных из Иркутска. Более того, Буторин заявил, что он вовсе никакой не будет. Kohtumõistmiseks süüdlaste üle, lennujaamade ja teiste transpordisõlmede julgeoleku parandamiseks, päästetöödeks, rünnakupaikades ning üldisteks riiklikeks julgeolekuvajadusteks. President George Bush palus esiotsa kongressilt volitusi piiramata kulutusteks, kuid rida kongressi liikmeid polnud sellega nõus. Oma abi on pakkunud ka paljud suured ning väikesedki riigid, teiste seas Hiina ja Venemaa. Venelased mälestasid täna terrorirünnakute ohvreid üleriigilise minutilise leinaseisakuga. USA päästetööd pealegi on kõigega kiire. Massimõrv tekitas ju raskete tagajärgede ahela. Kokku varisenud majade all jätkub põlemine ning tuli võib levida kõrvalhoonetesse. Rusude all on tuhandete inimeste laibad. Esialgsetel andmetel on ainuüksi New Yorgi maailma kaubanduskeskus tabanud terrorirünnakute järel kadunud ligi 5000 inimest, kuid kardetavasti on hukkunuid rohkem. Ökoloogilise suurõnnetuse piirkonna raadiuseks on arvutuste kohaselt 300 meetrit, kuna tornhoonete kõrguseks oli 400. Selles piirkonnas viibivad ja töötavad inimesed saavad tõsiselt mürgitada. Ohus on nende immuunsussüsteem, mille tagajärjed hakkavad ilmnema alles mõne aasta pärast. Lisaks veel elus olevate inimeste otsimisele ning haavatute ravile jätkub terrorirünnakute tegijate ning nende mahitajate jälitamine. FBI on praeguseks tuvastanud juba 50 rünnakute arvatavat korraldajat. USA kohtuminister John Ashcroft on arvamusel, et lennukikaaperdajatel oli maapinnal suur tugimeeskond. Ashcroft lisas, et juurdlusrünnaku osaliste leidmiseks edeneb. Maju ja kortereid läbi otsinud agendid on väidetavalt leidnud enesetapu sõnumeid, mida mõned terroristid kirjutasid oma vanematele. USA ametiisikute arvates on peamiseks kahtlusaluseks endiselt Saudi terrorist Osama bin Laden ja tema rühmitus Al-Qaeda. Esiterrorist ise eitab jätkuvalt oma seotust teisipäevaste rünnakutega, mida peab kõikvõimsa Allahi karistuseks. Afganistani valitsev islamiliikumine Taliban lükkas täna tagasi kuulujutud, nagu oleks Osama bin Laden koduaresti pandud. Saksa internetimiljonär Kim Schmitz paneb välja $10 miljonit Osama bin Ladeni vahistamiseni viiva teabe andjale. USA välisministeerium pakub bin Ladeni eest $5 miljonit. Kuid juba kostub hääli ka Araabia vastaste meeleolude vastu. USA esindajate koja liige David Bonnier võttis teravalt sõna teatades, et paljud USA araablased on saanud tapmisähvardusi ja moslemeid halvustavaid läkitusi. Tallases tulistati puruks kohaliku islamikeskuse aknad. Mitmed araablaste koolid Ameerikas on juba teist päeva suletud. USA on valmis moodustama ülemaailmset terrorivastast koalitsiooni, kuhu lisaks Ameerika Ühendriikide liitlastele kuuluksid ka Venemaa, Hiina ja islamiriigid. NATO